tere, armas vaataja! Järgmised mõtted pärinevad raamatust Spread the Word, mis on koguduse isikliku teenistuse osakonna programmi Grow Your Church materjalide osa. Palve, piibli lugemine ja tunnistamine on vaimuliku elu põhikomponendid. Need on need koostisosad, mis hoiavad meie vaimulikku mootorit töös ja valmistavad meid ette igaveseks eluks. 3 osa, 3 elementi. Ei tundu just palju, kuid ometi on neid nii kerge unustada. Mõnikord me palvetame ja loeme piiblit, kuid otsustame oma usku mitte teistega jagada. Ellen White toob välja, et see annab meile tinglikult märku, et me ei kasva, vaid tegelikult vaikselt eemaldume vaimulikust lähedusest Jumalaga. Kes ei tee muud, kui ainult palvetab, lakkab varsti palvetamast või tema palved muutuvad vormiliseks. Kui inimesed lakkavad tõsiselt töötamast meistri heaks, kes töötas tõsiselt nende heaks, siis nad kaotavad palve põhiteema ja miski ei innusta nende pühitsuselu. Nende palved muutuvad enesekeskseks ja omakasupüüdlikuks. On tsitaat raamatust Tee Kristuse juurde, lehekülg 125. Jumal on kutsunud olema Jeesuse jüngrid. Meid on kutsutud olema Jeesuse jüngrid. Iga tõeline jünger on sündinud Jumala kuningriiki tema sõnumi edasiviijaks. Sellest, kes ise joob eluvee allikast, saab eluvee allikas. Otsetõlge ajastute igatsusest. Kuid mis juhtub, kui püüame olla Jeesuse tunnistajaid, kuid meie elus puudub koht regulaarsele palvele ja piibli uurimisele? Me ei saa kunagi olla eluvee allikaks teistele, kui me ise ei joo eluvee allikast. See on pöördvõrdelises seoses. Meie ebaõnnestunud katse tunnistada kellelegi Jumalast annab meie vaimulikule elule tagasilöögi ning kui ebaõnnestume igapäevases suhtlemises Jumalaga, kui me ei ole ühenduses eluvee allikaga, muudab see meie tunnistamise armetuks. Mäletan, kui mind teismelisena kaasati koguduse missiooniprojekti, milleks tol ajal oli kirjanduse evangelism. Keegi ei küsinud, kas sa soovid seda teha. Rahvas jagati gruppideks, anti kaasa hunnik raamatuid ja öeldi, kuhu lähete. Minu õuduseks meile määrati piirkond, mis asus minu kodunaabruses. Mäletan, kuidas ma palvetasin iga ukse taga, et uksele ei tuleks kedagi, keda ma tunnen. Ja et nad ometi ei hakkaks midagi usu kohta küsima. Ma ei olnud selgelt oma vaimulikus elus sellesse punkti jõudnud, kus ma oleksin valmis tunnistama või teaksin nii-öelda neid õigeid vastuseid. Mälestus sellest toob siiani meelde selle ebameeldiva tunde. Jeesus teadis, et tunnistamine nõuab väge, mida meil loomuomaselt ei ole. Vaid te saate väe pühalt vaimult, kes tuleb teie üle ja te peate olema minu tunnistajad. Apostlite tegude 1.8. Katse tunnistada ilma püha vaimu väeta meie elus on ebaõnnestumisele määratud projekt. Kuid nii tihti me ei mõista seda. Me loeme vaimulikku kirjandust ja käime piiblitunnis, me uurime, kuidas Jeesus tunnistas, mis meetodeid kasutas, samas jätame isikliku pühendumise Jumalale unarusse. Meie suurim vajadus on püha vaimu vägi, mida saab tuua ainult palve ja isiklik piibli uurimine. Vaatame lähemalt, mis on need ohud, millega silmitsi seisame, kui püüame tunnistada oma tegelikult selleks jõudu ja väge ei oma ja mis on see hiilgav abinõu, mis on meie käsutuses usu läbi Kristusesse Jeesusesse. Üks suurimaid takistusi meie tunnistajaks olemisele on see, kui rahuldume oma pealiskaudse usukogemusega. Piibel viitab sellele kui viimaste päevade eripärale. Aga see olgu sul teada, et viimseil päevil tuleb raskeid aegu
sest siis on inimesi, kes on enesearmastajad, rohkem lõbu kui Jumala armastajad, kellel on küll Jumala kartuse nägu, aga kes on salanud selle väe. 2 Timotuse 3:1-5. Jumala kartuse nägu. Me võime minna hingamispäeval kirikusse ja osaleda aktiivselt teenistusel, kuid vägi, mis muudab elu, võib siiski puududa. Ellen White tabab paljude lõpuaja kristlaste probleemi juurt. Ta ütleb, armastus maailma vastu, armastus mõne armsa patu vastu on võõrutanud südame, armastusest palvetada ja mõtiskleda pühade teemade üle. Formaalsusi ja religioosseid talitusi hoitakse au sees, aga kus on Jeesuse armastus? Tõeline lähedus Jumalaga sureb. Tunnistused kogudusele 5. köide. Siin peitub üks suurimaid tunnistamise takistusi. Surev vaimulikkus. On raske olla edukas tunnistaja, kui oled ise kaotanud huvi taevaste asjade vastu. Raske on olla oma igapäevaelus entusiastlik, kui me ei koge oma elus võitu Jumala väe kaudu. Piiblist loeme Taaveti kohta, kes teadis väga hästi, mida tähendab Jumalast eemaldumine. Pärast seda, kui ta oli abielu rikkunud ja mõrvanud, seda lugu saame lugeda 2. Saamuli 11. peatükist, anus ta andestust ja taaselustamist Jumalas. Ta ütles, anna mulle kuulda rõõmustust ja rõõmu, et tilutseksid mu luud liikmed, mis sina oled puruks löönud. Peida oma pale mu pattude eest ning kustuta kõik mu pahateod. Loo mulle Jumal puhas süda ja uuenda mu sees kindel vaim. Ära heida mind ära oma palge eest ja ära võta minult ära oma püha vaimu. Anna mulle tagasi rõõmustus sinu päästest ja heameelne vaim toetagu mind. Psalm 51:10-14. Taavet igatses rõõmustust Jumala päästest. Puhas süda, et ta suudaks üleastujaile õpetada sinu teid viisil, mis töötaks. Et olla tunnistamises edukas, on vaja sügavat veendumust ja tõelist entusiasmi päästesõnumi suhtes. Aga kuidas me saame veenda teisi taevases rahus ja rõõmus, kui meie endi süda on täis süütunnet ja muret pattude pärast, mida me pole hüljanud? Jeesus ütleb, mina olen viinapuu ja teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest minus lahus ei suuda te midagi teha. Johannese 15:5. Piibel ütleb veel, et tema kaudu oli elu ja elu oli inimeste valgus. Johannese 1:4. Jeesus on vaimse elu allikas ja kui me temalt elu ammutame, kanname kindlasti palju vilja. See on suurepärane tõotus ja kehtib ka vastupidine. Kristuse vägi ja lähedus on efektiivse tunnistamise juures nii olulised, et me ei peaks kunagi ootama positiivset tulemust, kui me ei suuda jääda temasse. Nagu lugesime, ilma minuta ei saa te midagi teha. Jüngri jaoks on peamine viis Kristuses püsimiseks regulaarne palve ja aeg tema sõnas. See on kristlase vaimse jõu ja eluallikas. See on see, mida Jeesus mõtleb, kui ütleb Johannese 6:53. Tõesti ma ütlen teile, kui te ei söö inimese poja liha ega joo tema verd, ei ole teie sees elu. Nii nagu me sureme peagi ilma joomata ja söömata, nii laguneb meie vaimne elu ja sureb peagi ilma korrapärase osaduseta Jumalaga. Sel samal põhjusel annab Ellen White kristlastele teravaid nõuandeid, rõhutades ohtu, jätta tähelepanuta Jumalaga kahekesi olemine. Palve on hinge hingamine. See on vaimuliku väe saladus. Kui jätad palve kasutamise hooletusse või palvetad aeg-ajalt, nagu tundub mugav olevat, siis kaotad oma sideme Jumalaga. Raamatus Prayer. Saatan teab hästi, et kõik, keda ta saab mõjutada, palvet ja pühakirja uurimist hooletusse jätma, löövad tema rünnakute all vankuma. Seepärast mõtleb ta välja kõikvõimalikke plaane, et inimesi köita.
Jumal annab meile need hoiatused, et aidata meid meie nõrkustes. Kui me ei suuda temaga suhelda, siis ta teab, et me oleme ka võimetud patule ja isekusele vastu seisma. Kuid kui eelistame Kristusega kahekesi veedetud aega, kannab see vilja meie elus ja meie töös teiste heaks. Osadus Jumalaga kasvatab meid vaimulikult talle lähemale, aga toob ka praktilisi tulemusi kogemuste näol, millest hiljem tunnistada. See osadus ei hõlma ainult palvet, vaid ka piibli lugemist ja selle üle mõtisklemist. Selle lehtede kaudu suhtleb Jumal meiega isiklikult ja otse. Kuid sageli me ei tunne seda ära. Me teame, et Kristuse järgijad on need, kes tunnevad tema häält, Johannese 10.4. Me kuuleme tihti väited, et Jumal ütles mulle. Me palvetame ja kuulame pingsalt seda vaikset häält, kuid me ei kuule midagi. Kas me ei ole siis tõelised kristlased? Enamus meist ei kuule kunagi Jumalat kuuldavalt kõnelemas, aga me kuuleme tema häält läbi tema kirjutatud sõna. Piibel on Jumala hääl, mis meiega räägib. Kui me mõistame seda tõeliselt, siis millise innuga avaksime Jumala sõna ja millise tuhinaga õpiksime tema tõdesid. Piibli lugemine ja selle üle mõtisklemine oleks nagu audients kõige väelise kuningaga. Toon siia ühe näite, milles võime paljud end isegi ära tunda. Robert oli kogenud tõelist uussündi. Kristuse armastus ja tõed olid talle kallid ja ta oli innukas oma vaimulikus elus. Kuid mõne aja pärast tema ind vaikselt pidurdus. Kui tema päev oli möödunud nii, et ta ei olnud Jumala jaoks aega leidnud, tundis ta end süüdi ja püüdis järgmine kord, kui palvetas tublim olla. Kuid tasapisi oli aina raskem ja raskem mahutada oma päevatundide ja isegi minutite sisse aega Jumalaga. Nii palju oli muid kohustusi ja tööd tuli aina juurde. Kõik vajasid temalt midagi. Maailm nõudis rohkem ja tema nõrkused muutusid tugevamaks. Kui Robert Jumalale kõik tunnistas, koges ta rahu. Kuid sagedased ebaõnnestumised panid ta mõtlema, kas ta suudab kunagi oma paljudest vigadest tõeliselt üle saada. Ta hakkas tundma end ebasiirana, paludes andestust, kui näis, et ta ei suutnud või ei tahtnud muutuda. Ta käis ikka veel hingamispäeva koolis ja kirikus, maksis kümnist, osales isegi missiooniprojektides ning täitis kohustusi, mis tal koguduse juures olid, kuid rõõm ja armastus olid hääbumas ning kõik tundus kohustusena. Juba pikemat aega, kui teised tunnistasid oma kogemustest Jumalaga, tundis ta, et tal pole millestki teistele tunnistada ning ta oli kaotamas motivatsiooni oma usku üldse jagada. Robert oli jõudnud oma elus punkti, kus ta kandis kristlase vormi, aga tema sees puudus kristlase vaim. Tema meel oli hõivatud maiste huvidega. Ta oli kaotamas oma osadust Jumalaga. Tundes end pidevalt tühjana ja muutudes oma päästmise suhtes ebakindlamaks, hakkas Robert mõtlema innukusele ja rõõmule ja rahule, mis tal kunagi Jumalaga oli. Kuidas ta sellesse punkti jõudis? Ta pöördus julgustuseks pühakirja poole ja luges kirjakoha Jesaja 27.5. Selle otsetõlge ütleb, võtku ta kinni minu jõust, et ta võiks minuga rahu teha ja ta teeb rahu minuga. Ta igatses seda rahu. Talle meenus lugu Jaakobist, kes maadles Jumalaga, kuni oli kindel tema õnnistustes. Ta otsustas hakata tõsiselt otsima Jumalat. Ta hakkas varem magama minema, et saaks õigel ajal üles tõusta, et veeta iga päev mõtlik tund palves ja piibli uurimises. Ta seadis Jumalaga veedetud aja oma elus esikohale. Kuigi tal oli ikka veel palju puudujääke, tundis Robert, et Jeesusega veedetud aja esikohale tõstmine täitis teda Jumala armastuse ja rahuga. Igal hommikul võttis ta Jumala oma varjupaigaks ja valas oma südame talle välja, nagu psalm 62.9 ütleb. Ta tunnistas avalikult oma vigu ja ebaõnnestumisi ning palus Jumalalt uut südant, psalm 51.12.
Ta tundis peagi vajadust jätta kõrvale väärtusetud segajad, mis tema aeg olid hõivanud. Ta valis hoolikamalt, mida loeb ja vaatab. Igal hommikul piibli üle mõtiskledes ja palvetades vaimustus ta taas tõest. Ta hakkas ootama hingamispäeva kooli ja jumalateenistusi. Päevast päeva tundis ta end kiusatustele vastu seistes tugevamana ja koges võitu seal, kus varem oli ta end abituna tundnud. Jumala muutva väe kaudu taastati rõõm ja päästekindlus. Robert ei suutnud enam tõde enda teada hoida. Tema sees pulbitses Jumal ja see ei mahtunud ta sisse ära. Tema kirg tunnistada oli uuesti süttinud. Roberti kogetud ärkamine on tänapäeva koguduse suurim vajadus. Tõelise Jumala kartlikkuse taaselustamine meie seas on meie kõigist vajadustest suurim ja pakilisem. Selle otsimine peaks olema meie esimene töö. Peame tõsiselt pingutama, et saada issanda õnnistus mitte sellepärast, et Jumal ei sooviks meile oma õnnistust anda, vaid sellepärast, et me pole valmis seda vastu võtma. Meie taevane isa on valmis andma oma püha vaimu neile, kes temalt paluvad. Raamatus Selected Messages. Esimene köide. Mida siis ette võtta, kui tunned, et su vaimulik elu on rohkem formaalsus kui vägi? Kõigepealt pea meeles, et kõik see eelnev jutt ei ole selleks, et sa oma usust tunnistamise üldse põõsasse viskaksid ja ootaksid, kuni saad nii-öelda täiuslikuks Kristuses. Pea meeles, et see on ikkagi üks 3 peamisest komponendist, mida oma vaimulikus elus vajad, ehk palve, piibli uurimine ja tunnistamine. 2 esimese tugevdamine ja 3. unarusse jätmine põhjustab teistsuguseid probleeme. Lõpetama ei pea tunnistamist, vaid peame muutuma oma harjumusi ja tavasid, mis lahutavad meid Jumalast. Ja selleks vajame hädasti Jeesust. Vaimuliku jõu taaselustamine saab olla meie päralt vaid siis, kui otsime seda Kristuses ja tema sõnas. Kui Jumal juhib meie tähelepanu meie vigadele, siis mitte selleks, et meid hukka mõista, vaid meid päästa, nagu kirjutab Johannese 3:16. Ta räägib meile meie ebaõnnestumistest, mitte selleks, et meid heidutada, vaid sellepärast, et ta meid nii sügavalt armastab. Ilmutuse 3:19. Ükskõik, mis olukorras sa end hetkel leiad, Jumala lubadused on sinu jaoks. Jeesus kutsub sind välja sirutatud käega. Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Mattuse 11:28. Ta lubab, et ta ei lükka sind kunagi tagasi. Jeesus tunneb inimhinge salasoppe. Sa võid öelda, ma olen patune, väga patune. Sa võid seda ka olla, kuid mida halvem sa oled, seda enam sa vajad Jeesust. Tema ei lükka kõrvale ühtki nutvat, kahetsevat inimest. Ajastute igatsus lehekülg 380. Olenemata sellest, kas oled Jumalast kaugele eksinud või igatsed oma ellu rohkem vaimulikku väge ja kogemusi, retsept on ikka sama. Tule igal hommikul Kristuse juurde sellisena, nagu oled, alandu ja palveta ja viibi tema lähedal olus. Vala oma süda temale välja ja tunnista oma patud. Pane need kõrvale ja palu hinge puhtuse pärast. Loe ja mõtiskle tema sõna üle ja toetu tema tõotustele. Kui sul pole tahtmist või jõudu tulla, tule usus. Kui jääb hommik vahele, tule õhtul. Kui koheselt muutust ei taju ega tunne, tule ikkagi järjepidevalt. Sa ei saavuta vormi ühe korraga jooksulindile astudes. Ära kahtle tema väes lihtsalt sellepärast, et sa ei mõista, kuidas see toimib. Usalda Jumalat ja tema sõna. Lootus, mille paned Jumalale, ei vea sind alt. Rooma 5:5 ütleb, aga lootus ei jäta häbisse, sest Jumala armastus on välja valatud meie südamesse püha vaimu läbi, kes meile on antud. Päev-päevalt meie süda muutub, meie mõtted ja harjumused muutuvad. Me saame täidetud vaimuliku väega, meid täidab armastus Jumala
ja ligimese vastu. Te rõõmustate andeks antud pattude, saavutatud võitude ja tõe armastuse üle. 2 Thessalonika 2:10. Rõõm päästest taastab meid, püha vaim täidab meid ja me saame olla tema tunnistajad. Aamen.